Hei hei! Ma olen täna üksi, olen oma köögis ja Kadriga meil ei õnnestunudki see nädal kohtuda, sest et on marjade aeg ja igaüks mökerdab kodus oma moosidega. Ma olen kindel, et Kadri ka keedab praegu mingit moosi. Ja natuke räägingi teile oma moosidest, et eelmisel nädalal tegin maasikatoormoosi ja natuke vaarikatoormoosi, siis eile sai tehtud kirsimoosi ja praegu keeb meil mustsõstramoos. Et maasikad on ainsad marjad, mida me ostame. Kirsid ja vaarikad on olemas siis emaaias ja mustsõstrad on täitsa oma aias olemas. Nüüd kirsse oli mul selline potitäis ja ma sain sellest 5 purki moosi. Ja oleks isegi võib-olla natuke rohkem saanud, aga mul jäid natuke kauaks olude sunnil need kirsid kappi seisma. Ma pidin natuke mõned välja praakima. Aga kirsimoos, ma ütleks, et see on väga delikatess asi, selle tegemiseks läheb väga palju aega. Et see on suur töö. Et eelmine aasta ma tegin nii, et ma puhastasin kõigepealt kirsid ära ja siis keetsin. Aga see aasta ma tegin siis nii, et ma kõigepealt keetsin kirsid ja siis puhastasin. Mis oli lihtsam, aga ikkagi võttis tundide kaupa aega. Aga pole hullu, nüüd on see moos siis purgis ja võin tõesti öelda, et ma naudin iga ampsu sellest moosist, sest ma tean, kui palju tööd on selle jaoks tehtud, et see moos sinna purki saaks. Siin on meil siis kirsimoosid. Väiksemasse purki ongi minu meelest hea panna, sellepärast, et siis ei jää moosid seisma. Nii, ja vaatame siis siia. Siin on maasikatoormoosi sai see aasta ikkagi väga vähe, ma pean kindlasti seda juurde tegema. Siin on maasikatoormoos ja siin on maasikad siis tervena. Et eelmises videos ma ütlesin ka, et ma tellisin maasikat Rutt Pärlini käest, kes on Tartu Ujulaenuühistu liige. Ja ma listisin Toominga talusse, nad ütlesid, et neil on veel maasikaid, et mul on järgmine nädal võimalus tegelikult need sahtlid maasikatoormoosi täis teha. Võt nii. Siin on üks Tenerifelt pärit kilpkonn. Ja siin on selline mõte nagu rikas pole mitte see, kel palju on, vaid see, kes palju annab. Ja naudi väikeseid asju oma elus, ühel päeval sa märkad, et need ongi just suured asjad. Hästi, vaatame, kuidas meil siis keeb siin moos. Meil praegu keeb siis mustsõstramoos. Keeb. Nii. Pean siia varsti lisama suhkrut. Ja ma panen siia rafineerimata roosuhkrut. Sest valget suhkrut me sööme nagu nii endale nii palju sisse, nii või teisiti. Ja ma olen teinud alati moosa tegelikult selle suhkruga. Et mingit vahet ei ole tegelikult. Et moos tuleb ikkagi samasugune minu meelest nagu valge suhkruga tehes. Nii, ja siin selline on meie vaade köögiaknast välja. Seal metsatukke taga on jõgi. Ja siin on hommikused võileivad. Oma aiast on siis võetud lehtpeet ja salat. Kurk on ema aiast ja siin on siis moosid, et röstitud seppik vaarikatoormoosiga ja kirsimoosiga. Võt nii, aga ma soovin teile edukat moosi keetmist ja peatse kohtumiseni. Hei, tervitan teid siit oma koduaiast. Tahtsin teile näidata, mis on saanud nendest roosidest, mis me paar kuud tagasi maha istutasime. Nii et lähme vaatame need üle. Siin on roos 1, mis läks ilma taimerammu väetiseta. Ja siin on roos 2, mis läks taimerammu väetisega. Ja mulle hetkel tundub, minu arust neil väga suurt erinevust ei ole. Aga ma olin ka ise natukene hooletu ja ei rohinud neid. Ma ei ole neid ka väga kastnud. Nii et nüüd ma rohisin nad ära. Ja neil on natuke rohkem lootust, et võib-olla vaatame siis paari kuu pärast uuesti. Ja sibulatega juhtus selline asi, mida ma ka natuke kartsin, et kui me need pealsed lõikasime ära, siis nad lihtsalt ei hakanudki sealt nagu rohkem enam midagi väga kasutama. Ja teisalt ma arvan, et nad jäid võib-olla jälle natukene liiga kuivale ka. Et aiapidamist on mul veel õppida. Võt, nii. Aga teile mõnusat suve ja nautige ilma. Tšau!